Ma arvan, et vabadus on minu jaoks olla vaba oma hirmudest ja kompleksidest, olla rahul iseendaga. Et kui minul endal sees on hirmud ja muud emotsionaalsed kompleksid, siis ma hakkan neid väljapoole peegelduma ja nii ma näen kogu ju maailma. Kindlasti naised ka hindavad seda, kui mees enda eest hoolitseb, mitte ainult ütleme niimoodi kosmeetilises mõttes, vaid ka sisulises mõttes. Arendab, loeb, on heas tervislikus seisus ja nii edasi. Et see on ka tähtis, tihtipeale mehed kipuvad selle ära unustama, et oma autot hooldavad küll nii, nagu raamat ette näeb, aga iseennast hooldavad alles siis, kui häda käes on tihti. Raha, võtta, mis asi on üldse raha? Raha on ju tegelikult energia. Oleneb, kuidas rahasse suhtuda. Raha on energia ja kui sul on energeetilist raha, et siis sa oled tegelikult ka tavaliselt tervem, sa oled hasartsema ellusuhtumisega, see võimaldab sul olla rahulolevam ja teisest küljest teeb ta ka vabamaks, et ma saan endale paljudki lubada, et võtan ja sõidan siin kas või pooleks aastaks kuhugi ennast täiendama, siis see on võimalik ikka ainult tänu sellele, et mul on, ma tean, et minu lähedased on hoitud ja tuba on soe ja ma jõuan endale pileti ja ka kursused ära maksta ja nii edasi, et selles mõttes teeb ta vabamaks. Inimese kõige suurem ressurss, nagu mina õppinud olen, ja ainukene ressurss on aeg. Ja kõige tähtsam küsimus on olla õigel ajal õiges kohas. Ehk aeg ongi meie kõige suurem vara.